kuidas nagu niimoodi mootorrattaretkedel näiteks metsas olles süüa saada, kui naine on koju jäänud. Seda on minult ikka teada tahetud. Ja sellest ma siis täna räägin. Et ma olen siia lauale enda ette pannud siis valiku erinevaid sööke siis. Ja see võib tunduda niisugune suvaline järjekord praegu, aga tegelikult need on siia pandud. Ma kohe räägin, miks need just sellises järjekorras on. Et alustame, kuidas metsas süüa saada, eks ju. Et kõige lihtsam on mingisugune energiapatoon, šokolaad või midagi siukest. Et see on hästi kiiresti tarbitav. See on sul kuskil näiteks mingil paagikotis või kus iganes. On kiire paus. Hops, rebid selle lahti, sööd ära. Siit, ma ei tea, siit tuleb ikka. Näiteks selles on 434 kilokalorit sees. Et viskad 2 tükki neid ära, tegelikult on sul juba sööginorm täis. Et hästi kiire amps siis. See on pärit, seda te ei pruugi saada kaubandusvõrgus, see on Eesti Kaitseväe toidupakist, aga eni energiapatoon töötab. Läheme natuke edasi. Järgmine mugav variant, kuidas juba nagu põhjalikum söök ette võtta, on siis sellised valmis toidupakid. Nüüd neil kahel on oluline vahe sees. Et kui sul on nagu väga palju aega ei ole või kõht on näiteks väga tühi ja kiiresti on vaja, siis osad valmistoidupakid, näiteks nagu see kana ja köögiviljad karri kastmisriisiga, mis mul käes on, see on selline valmistoit, et ta on siin vedelal kujul nii-öelda, mis tähendab, et tegelikult sa saad selle paki lahti, siis võtad oma toiduriista, näiteks kasika, ehk siis kahvel, luga, nusikas on siin koos ja sööd selle lihtsalt kiiresti ära ja sellega on ka see teema, et sul ei teki musti nõusid, mille pesemise pärast sa muretsema pead. Selle teema juurde tuleme veel tagasi, aga sööd selle ära ja paned selle siis kuskile prügikasti, metsas prügikasti ei ole, aga siis võtad selle ja paned oma kotti tagasi, metsa vedelema ei jäta seda. Ja lähimas tsiviliseeritud punktis siis paned selle prügikasti. Et kiire, lihtne ja toitev variant. Aga seda ei pea külmalt sööma muidugi, et kana ja köögiviljad karriga on tegelikult maitseb paremini, kui on soojaks tehtud ja soe toit tõstab ka moraali, et selle saab ka soojaks teha. Et selle soojaks tegemiseks siis ei olegi vaja mingit muud trikki, kui on vaja vett ja on mingit anumat. Ajad selle vee siin anumas soojaks, viskad selle sinna sisse, kas juba vee soojenemise ajal või näiteks siis, kui vee soojenemise ajal on seda parem teha, siis ei raiska seda energiat, ei pea ootama keemiseni. Ja on ta seal kuumenemas vees, mingisugune 15 minutit, see on teil soe ja valmis. Ja sellest veest saate pärast teha, kui see pakk teil just eriti mingi rõvedusega koos ei ole, siis seda veest saate teha siis tee näiteks endale või kohvi. Nüüd teine variant valmis toitudest on siis dehüdreeritud toidud. Neid võite ka niimoodi külmalt ja toorelt süüa, mõni sööb ka kiirkeedunuudleid toorelt, aga üldiselt on need mõeldud ikkagi selleks, et need tuleb siis hüdreerida, ehk siis ajate vee kuumaks, külma veega ma ei ole kindel, et ta töötab. Ajate vee kuumaks, valate siia pakki peale, märgitud jooneni tavaliselt, ootate mingisugune 15 minutit ja on ta teil valmis. Sarnaselt eelmisega ei ole teil vaja muud toidunõud selle jaoks, kui võib-olla siis kahvlit või lusikat. Samasse sarja põhimõtteliselt lähevad ka kõiksugused kiirkeedunuudlid. Et ei pea olema siuke väga mingi fancy asi spordipoest, võib-olla aga suvalisest koobist, Maxi Marketist, you name it, saab ka kiirkeedunuudleid. Et see konkreetne pakk, seda eile sõin, mulle väga maitses, kui ma ostsin seda täna taas, aga tegelikult on natukene võib-olla siuke liiga suur, et kaasas kanda võrreldes kas või sellega. Ta võtab sul kotis ruumi, rõve kaasas kanda, natukene raske kaasas kanda. Et aga neid ju müüakse ka siukestes enam-vähem ümbriku suurustes pakkides. Et samamoodi nõuab siis kuuma vett ja tal on kõik maitseained, värgid on kaasas. Ei olegi midagi leiutamist, viskad need siia sisse ja on valmis. Ja et kui
kui nendes pakkides on nagu noh, siin paki peal on siin singitükikesed ja asjad ja need on siin kõik sees, dehüdreeritud, paned vee peale, kõik on olemas, liht ja värgid. Siis tavaliselt nende kiirkeedunuudlitega, mitte tavaliselt, vaid reeglina ongi niimoodi, et sul on ainult see nuudlid siin ja maitseaine, mis siis annab võib-olla selle liha maitse. Et kui sa tahad siia nagu päriselt mingisugust liha juurde lisada, siis noh, mina olen kasutanud seda meetodit, et siis viskan mingisuguse turistiheine näiteks sinna sisse. Või kui tahate, pange vaid juustu või mida iganes, vorsti või. Et ta töötab muidu ka, kui natuke fansimalt tahate, natuke rohkem aega mössata on. Saate selle nuudli ilusti ära maitsestada. Ja jällegi, sihukene, noh, kas teete õhtul laagris või pigem siis on võib-olla sihuke kiire lõunasöök, et on korraks vaja vesi kuumaks ajada. Õhtust laagrist rääkides, siis me jõuame nüüd sihukese toiduni, mis nõuab kõige rohkem aega, et seda võib-olla ei ole kuskil mingisugusel kiirel pausil kõige otstarbekam teha, aga jõuate siis mingi RMK majja või kuskile oma tetiga. Et siis on ju täiesti, teed tule üles tõenäoliselt ja tule peal, tuli avardab juba kokkamise võimaluse olulisemalt, et siin ei ole vaja meega mässata, seda on vaja praadida, et see on mul siin Armeenias lõkk. Aga võib-olla eelistate kanakoibasid, võib-olla kartuleid, mida iganes, et õhtuks siis jätad endale sihukese söögi, mille tegemine nõuab rohkem aega. Millest süüa? Noh, minul on siin sööginõude komplekt, mingisugune Vildo või keegi on selle teinud, Vildu. Et siin on olemas näiteks töötab see kausina, ma ei tea, lõiklaud on siin suva, noh, siin on kaasas ka 2 volditavat kaussi või tassi. Hommikupudru jaoks näiteks väga mõnus või kohvi jaoks ja on ka siin maitseained ehk siis sihuke kaasaskantav toiduainete, mitte toiduainete, vaid sööginõude komplekt on väga abiks. Mul on ka kaasas pann, kui ma tahan midagi praadida. Mitte alati küll, et noh, kui mul on see kaasas, ma võib-olla panni ei võta, kui ma võtan panni selle peal juba süüa, et siis on see kaasas, et noh, üle ei tasu ka pakkida. Või siis vee soojendamiseks jah, nagu kaadris juba varem näha oli mingisugune metallist kauss. Anum, et see on katelokk. Nendega muidugi see teema, et kui te nendest sööte või nendega süüa teete, siis tuleb neid ka puhastada pärast, et nad teil järgmisel päeval kaasa ei haiseks tee peal. Aga sellest, kuidas siis ütleme toidunõud puhtaks teha, et kui huvi on, ma teen eraldi videot, selleks on mitmeid erinevaid nippe. Ja alati muidugi, kui on söödud või isegi miks mitte enne sööki, üks tetiõli. Ja mitte niisama, vaid loomulikult nende terviseks, kes tetil. Mina tänan. Näeme metsas.